kõik see, sai alguse sellest, et ma nägin Facebookis reklaami seiklusmatka kohta Šotimaal. Ma lugesin sealt välja selle, mida ma lugeda tahtsin. Metsikud mäed, udused järved, iidsed teed. Ma arvan, et see oli esimese 15 minuti jooksul. Kui ma helistasin kuulutuses olevale numbrile, ma ütlesin, ma tahan tulla Šotimaa matkale, ma broneerin selle viimase koha. Ma hakkasin selle kohta rohkem uurima, vaatasin YouTube'ist, lugesin blogipostitusi, vestlesin AI-ga ja jõudsin arusaamisele, et oma keerukusel sobib see praktiliselt igaühele ja on täiesti võrreldav meie RMK matkateedega. Vaated on kahtlemata ilusamad, aga see tee, see keerukus ei ole mitte midagi erakordset. Ja sealt edasi, mõned päevad hiljem, mõttekäik hakkas kohe liikuma selles suunas, et kui edasi-tagasi lennupilet on suurusjärgus 350 €, siis autoga minnes on see enam-vähem 3000 kilomeetrit kütust. Miks mitte teha sellest üks korralik road trip läbi Euroopa, jõuda kohale varem, näha ja avastada seda kõike hoopis põhjalikumalt ja teise nurga alt, kui ma olen juba nagunii seal. Mul oli vaja välja mõelda, kuidas ja kus ma magan, kuidas ja kus ma teen tööd, kuidas ma saan sooja, kust tuleb internet, kui palju või mitme päevavaru jagu on mul elektrit, kust ja kuidas ma seda juurde saan. Tegin postitusi erinevatesse Facebooki gruppidesse, küsimaks informatsiooni akujaamade, diiselsoojapuhurite, auto ümber ehitamist, millised toitu kaasa võtta. Ja sellest arenes välja midagi, mis minu jaoks kui sotsiaalmeedia skeptikule oli päris ootamatu. Koos teiste inimeste nõu ja jõu ja abiga see plaan aina kasvas ja kogus tuure. Ühel hetkel sai selgeks, et autos magamine ja töötamine kuulub ilmselgelt miinimumprogrammi ja see on see hädapärane variant. Sealt edasi tekkis arusaamine, et palju jätkusuutlikum on nädala sees laagerduda sarnaselt ühe koha peal ja seigelda ja filmida hoopis nädalavahetustena. Kogu selle plaani kasvamisega kasvasid ka vajadused. Kui algselt oli ainult, kuidas magada ja kuidas töötada autos, siis nüüd seal nimekirjas juba telk, ahi, välivoodi, laud, tool, autol suusaboks, akujaam. Iga päev midagi toimus, midagi saabus postiga, keegi laenas, keegi andis nõu, filmisin, tegin. Ülikiire, kuid samas ka väga kiirelt edasi viiv aeg. Aga samas ma teadsin alati, et kogu seda kontseptsiooni ja selle kontseptsiooni alustalaks on testimine ja varajane kogemuse saamine. Oli tulemas talvelaager, kus 4 päeva metsas ja minu jaoks oli see täiuslik vahe-eesmärk. Küsimus oli lihtne, kas ma suudan teha telgist keset metsa oma tavapärast tööd, ilma et kannataks minu produktiivsus või efektiivsus või ootused. Ma läksin sinna kohale varem, teades, et mind ootab ees vähemasti 2 tööpäeva. Neljapäev, reede. Mul oli pealt näha kõik vajalik olemas.
Hommikul ärkasin, oli natukene kõrge, tegin ahju tule alla, temperatuur telgis tõusis juba mugavaks, 15 kraadi sooja. Seadsin üles Starlinki, lugesin läbi esimesed e-mailid. Sellel hetkel tundus, et olen saanud omale selle maagilise abivahendi, mis loob ja toob mulle kättesaadavaks selle alati püüdmatus kauguses oleva stabiilse interneti. Kuid paraku mets oli ikkagi liialt tihe. Starlink vajab teatud ulatuses avatud taevast. Ja tuli välja, et see ühendus oli päeva vältel kogu aeg katkendlik. Aga see oli täpselt see probleem, mida see Starlink pidi lahendama. Ja ega seal metsa all ei olnud paremaid kohti. Ja telk oli ka juba üles seatud. Ja siis ma taipasin, et täpselt seesama asi võib ja tõenäoliselt juhtubki ju ka Šotimaal. Ja lisaks sellele kõigele veel lugematu arv muid pisiasju, millele ma lihtsalt varem ei olnud mõelnud. Omale tee keetmine ei ole lihtsalt jalutamine kööginurka kohvimasinal nupu vajutamine. Selleks tuleb sahmerdada siin selle ahjuga. Tualett ei ole mugavalt koridori lõpus. Tuleb siit ennast püsti ajada, telgist välja minna. Mõnikord tualett on lähedal, mõnikord kaugemal. Iga 30 minuti tagant vajas ahjus olev tuli tähelepanu ja mõne halu lisamist. Lisaks kõige suuremat pinget ja teadmatust tekitas see, et mis on minu energia tarbimise kulu. Ma pidevalt kiikasin akujaama näidikule, vaatasin, kui palju kulub energiat arvuti laadimiseks, kui palju tarbib Starlink. Peas toimus pidev kalkulatsioon, kui mitu tundi või päeva ma sellisel moel üldse hakkama saan. Sellises olukorras seal kaugel ei ole elekter piiramatus koguses, nagu meil kodus on, ja seda ei pruugi olla ka nii lihtne saada. Ja ükski nendest eelloetletud asjadest ei ole ju iseseisvalt tegelikult suur probleem. Kuid pannes selle kõik päeva peale kokku, siis see tähelepanu on kogu aeg kuskil mujal, aga mitte tööl. Ja selle esimese päeva lõpuks ma saingi aru, et sellises plaanis ja sellises formaadis see lihtsalt ei tööta. Ma ei teinud tööd sellel tasemel, mida ma olen seadnud iseendale, mida ma ootan oma tiimikaaslastelt, mida ootab ettevõte minult. Ja see plaan, et ma teen seda 4-5 nädalat esmaspäevast reedeni ilma töötulemuste languseta, ilma selleta, et kolleegid peavad oma kandma võtta minu tegemata jäänud töö, ma lihtsalt ei näinud ja ei näe, et see oleks praegu võimalik. Ja siis oli see otsus lihtne. Sellisel moel ja sellises mahus see ei ole lihtsalt võimalik. Õnneks ma ei ole kellegile midagi lubanud peale teile siin YouTube'is, kes kaasa elate. Ilmselt see plaan ja ootus nüüd muutub. Aga ma arvan, et sellest ei ole midagi. Tagasi vaadates, see otsus minna West Highland Vale'le ja võttes otsus vastu ilma teadmata, kuhu see viib ja mis see toob, kõik see pidas tegelikult paika. Kõik need inimesed, keda ma olen kohanud, varustus, mida ma olen ostnud, see teadmine, mis töötab, mis ei tööta, see kõik tuli sellest ühest esimesest emotsionaalsest ideest ja kõik see on tulnud pärast seda.
Tõenäoliselt ma suve jooksul veedan nüüd nädalavahetusi metsas, testin oma varustust, õpin, saan aru, mis toimub, saan aru, mis toimib, mis ei toimi. Kuidas see kõik täpselt välja näeb, seda ma tegelikult ju ei tea. Sind, kes sa oled mulle kaasa elanud, vaadanud neid videosi, ma tänan ja vaatame, kuhu ja kuidas see tee mind siit edasi viib. Ja kui sa tahad aidata mul filmida või veeta nädalavahetust koos metsas, lihtsalt kirjuta mulle. Ja vaatame, mida siis järgmised nädalavahetused toovad.